maakorraldus, kinnisasjade osade vahetamine ja piiri muutmine. Rail Balticu raudteetrassile jääv saare kinnisasi on riigi omandis. Eraomandis olevast naaberkinnisasjast Tamme jääb raudteetrassi alla kolmnurkse kujuga kinnisasja osa, mida on riigil vaja raudtee ehitamiseks. Saare kinnisasja trassist välja jääv osa ei ole riigile vajalik ning seda on võimalik pakkuda Tamme kinnisasja trassi alla jääva osa vastu. Riik teeb Tamme kinnisasja omanikule ettepaneku kinnisasjade osade vahetamiseks. Maakorralduse läbiviija koostab maakorralduskava ehk kinnisasjade osade vahetamise plaani. Kuna Tamme kinnisasjast trassi alla jääva osa väärtus on suurem kui saare kinnisasjast eraldatava osa väärtus, siis riik hüvitab Tamme kinnisasja omanikule ka väärtuse vahe rahas. Maakorralduskava kinnitatakse osaliste digitaalse allkirjaga. Maamõõtja tähistab looduses katastriüksuste uued piirid. Kuna kõik on piiriga nõus, siis maamõõtja vormistab piiriprotokolli digitaalses keskkonnas ning saadab e-katastri lingi, mille kaudu saavad naabrid allkirjastada piiriprotokolli. Viimasena allkirjastab piiriprotokolli maamõõtja, kes kinnitab, et kõik andmed on õiged. Maamõõtja esitab mõõdistusandmed maakatastrile. Katastripidaja kontrollib maakorralduskava ja määrab mõõdistusandmete alusel katastriüksuste piiriandmed, pindalad ja kõlvikud. Maaomanik saab lingi, kus ta saab tutvuda oma katastriüksuse andmetega ja anda lõpliku kooskõlastuse. Asjaosalised kinnitavad, et neil teineteise vastu rahalisi nõudeid ei ole ja annavad lõpliku kooskõlastuse kande tegemiseks riiklikes registrites. Katastriüksuste andmete muudatused registreeritakse maakatastris ja kinnistusraamatus. Ümberkruntimine. Rail Balticu raudteetrassile jäävate kinnistute omanikud soovivad muuta oma maatükkide piire selliselt, et nende maakasutus jääks pärast raudtee ehitamist kompaktseks. Selleks on otstarbekas kruntida ühe omaniku maad ühele poole raudteed. Ümberkruntimiseks peab olema kõigi maaomanike nõusolek. Riigi maakorralduse läbiviija on Maa-amet, kes korraldab kõik vajalikud toimingud. Moodustatakse maakorralduspiirkond. Maakorralduspiirkonna kohta koostatakse hindamise kaart ja bilansitabel. Hindamise tulemuste alusel moodustatakse uutes piirides maaüksused nende endise väärtuse alusel. Maakorralduse osaline kinnitab, et on nõus kavas näidatud piiride, hüvitise suuruse, selle maksmise ning maakatastrisse ja kinnistusraamatusse tehtavate muudatustega. Maakorralduskava kinnitatakse Maa-ameti otsusega. Kinnitatud kava alusel tähistab maamõõtja looduses katastriüksuste uued piirid, koostab piiriprotokollid ning esitab mõõdistusandmed maakatastrile. Katastripidaja kontrollib mõõdistusandmete vastavust maakorralduskavale, määrab katastriüksuste piiriandmed, pindalad ja kõlvikud. Maaomanik saab lingi, kus ta saab tutvuda oma katastriüksuse andmetega. Osalised teevad kavas määratud tähtaegadeks omavahelised tasaarvestused ja maksavad väärtuste vahe eest määratud hüvitised. Katastriüksuste andmete muudatused registreeritakse maakatastris ja kinnistusraamatus.